Tere ka minu poolt. Ja üle pika aja on väga meeldiv, et me julgeme nüüd nagu ühte ruumi koguneda jälle ja tunnetada nii-öelda teiselt poolt ekraani tuttavaid nägusid. Nii et ma tervitan kõiki, kes julgesid kohale tulla. Kõik me istume hajutatult, järgime kõiki reegleid ja tervitan ka neid inimesi, kes istuvad või seisavad teisel pool ekraani, kas siis oma kodudes või muudes kohtades, kus levi on võimalik. See on selline pealkiri, mis mulle nagu üldjuhul ette anti, pidada loeng ressurssidest. Mäletatavasti kuu tagasi rääkisime energiast, sellises tulevikuvõtmes, nüüd räägime ressurssidest. Minu jaoks energia on üks ressurssidest. Ja pealkiri sai ka selles mõttes tehtud väga võib-olla väljakutsu mõnele inimesele, et lõpmatus, kas ressursse on lõpmatul hulgal, aga seal on ette pandud piiridega lõpmatus, sest ma ise geoloogina arvan, et ressursse on lõpmatul hulgal, oleneb sellest, mida me ressurssideks peame või nimetame. Ja näiteks element neodüünium, 100 aastat tagasi keegi ei osanud öelda, et see kunagi muutub ka maapõueressursiks. Ja ma vabandan nende eest, kes on väga keeletundlikud, sest minu paljud slaidid on kahjuks veel inglisekeelsed, nii et ma üritan küll eesti keeles neid lahti seletada. Aga ega me sellest keelest väga ka ei pääse, nii et suur osa elu käib seal ekraanide taga kindlasti erinevates keeltes. Ja see, mis ma täna räägin, see on vist oluline ära nimetada, et ma olen küll Rooma klubi liige, töötan Tallinna Tehnikaülikooli jaoks ja pisut Tartu Ülikooli jaoks, siis see, mis ma räägin, siis ärge siduge ühegi organisatsiooniga. Ma räägin lihtsalt oma mõtteid, nii et selles mõttes ma olen poliitiliselt väheke vabam ütlema välja, mis ma arvan, ja see ettekanne on ka enam-vähem selle peale nagu üles ehitatud. Meeldiv on tagasi minna aastasse 1972. Paljud teist, kes tunnevad huvi maailma arengutrendide vastu, on kuulnud seda raamatut The Limits to Growth, The Limits of Growth. Ja see oli ka esimene mudel, ilmselt, mis tehti, kasutades arvuteid, et kuhu maailm võib suunduda. Keegi tol ajal ilmselt ei arvanud, et see mudel nii kuulsaks saab. Ja mina ka oma ettekande alustan selle mudeliga ja lõpetan selle mudeliga. Nii et mudel nagu tundub, et ta töötab, ja kui me vaatame, mis siis täna on oluline selles mudelis, mudel on 200 aasta sees, 1900 kuni 2100, siis ressursid kahanevad ja nagu polegi seda lõpmatust seal väga näha. Ressursside joone all on muidugi kokku kombineeritud väga suur osa sellist, kuidas öelda, tol ajal teada olevat ressurssi, ja nagu pärast selgub, see mudel ikkagi töötab praegu ka. Sellel mudelile on siin küll punktiirid on nüüd juurde pandud, et kuidas siis maailm on nagu tegelikult arenenud, et me olemegi kuskil seal selles punktis praegu. Nii et see mudel on päris hästi ennustanud, ja kes seda mudelit väheke on uurinud, siis teavad, et me seisame kuskil, mida me lootsime võib-olla veel 30 aastat tagasi, et me ei jõua sinna. Kahjuks me jõudsime. Ja paar asja selles mudelis toon ainult välja. Tööstustoodang. Mudel ütleb, et me oleme tööstustoodanguga juba ületanud selle tipppunkti ja nüüd kõik läheb kolinal alla. Toiduga on sama lugu, eks ju. Mudeli järgi aastal 2020 on see punkt, kus on siis nii-öelda toidu tootmises nagu see tipp. Teenuste pakkumises, elanike arvul, kõik need asjad on väga lähestikku, ja mudeli järgi siis ka globaalne populatsioon peaks hakkama kahanema juba aastal 2030, nagu teate, eks ju, siin on ekspertidel erinevaid arvamusi. Ja seda mudelit on loomulikult kritiseeritud, tal on olnud palju toetajaid, aga kujutage ette nüüd
aastasse 1970, eks ju, mina siis ei osanud inglise keelt üldse lugeda, eesti keelt ikka vist oskasin juba, siis oli ju külma sõja keskpunkt. Inimesed olid aru saanud, et nad on kõik võimsad, jõgesid saab pöörata edasi, tagasi või üldse jõe ära lõpetada. Hoogu oli palju, maailmaruumi vallutus käis. Nii et see oli selline eufooria aeg ja siis tuleb keegi välja, kasutab esimesi arvuteid, teeb esimesed programmid ja modelleerib sellise väga pessimistliku pildi. Õudus. Aga kuni selle ajani, kui me lähme nüüd kuskil 1800 tagasi, siis siin slaidil on nagu hästi näha, kuidas siis ressursside tarbimine on arenenud. Ressursside tarbimine on väga hästi arenenud. Kui see mudel pandi kokku seal kuskil umbes siin, siis sealt edasi põhimõtteliselt kõikide ressursside tarbimine on suurenenud ja isegi nii-öelda puidu või siis biomateriaali tarbimine ei ole vähenenud. Ja sinna juurde tuli 100 aasta pikkune kogemus söega, pisut vähem on naftat, gaasi, vett on ka kasutatud ja järjest rohkem, eks ju, on kasutatud ja siis lisandus mingil hetkel ka tuumakütus, mis on ka omaette ressurss ja nii-öelda on täiesti omaette valdkond kogu selle maapõue valdkonnas. Kui me nüüd edasi vaatame, kuhu me siis edasi liigume, siin on nüüd siis prognoosid aastani 2050, et kuidas siis tootmine läheb, siin ma olen eesti keeles ka kirjutanud mõned asjad, et see kõige laiem ala on igasuguse mineraalse ainese nii-öelda juurde tootmine ja need numbrid tähendavad siis gigatonne aastas. Nii et see reaalne prognoos, kui me ei räägi nendest kasvupiiridest, reaalne prognoos on nüüd suhteliselt hästi selles suunas, mida ilmselt meie väike planeet enesele enam lubada ei saa. Ja siin ei ole nagu ühtegi suurust või ühtegi ressursikategooriat, mis nagu ei suureneks selle mudeli järgi aastani 2050. Kui hüppame tagasi sinna selle raamatu mudeli järgi 1970, siis me näeme, et siin on väga suur vastuolu juba sellesse asja sisse pandud. See on selline viimase aja klassikaline joonis. Klassikaline joonis, mida inimesed on tahtnud näidata ja toovad sellise positiivse momendi välja, et nüüd, kus me elame selles segmendis, siis me kasutame väga suurt osa teadaolevatest elementidest oma igapäevases elus. Ma ei räägi siin militaartehnikast ega uudsest kosmosetehnikast, kus see elementide kasutus on veelgi laiem kui selles numbris. Ja siis öeldakse, et kogu see punane joon sisuliselt on ju maailma areng. Me oleme järjest rohkem ja rohkem hakanud kasutama elemente järjest suuremas mahus, aga ma pööraks tähelepanu sellele alumisele graafikule siin, et kui sel ajal, kus oli umbes miljard inimest, kasutati siis 10 elementi oma nii-öelda tehnoloogiliste abistavate tegevuste tegemiseks, siis selle juures, et me kasutame nüüd peaaegu kogu seda perioodilisuse tabelit juba, on meid ka varsti 8 miljardit. Ehk ühesõnaga, see trend tegelikult ei näita seda, et kogu selle ressursi kasutus on ikkagi hüppeliselt kasvanud. See trend on selline, ütleme, pehme variant sellest, mis tegelikult praegu toimub. Kes kasutab? Ongi täpselt niimoodi, et me kõik hommikul raadio lahti teeme, siis kuuleme, et kui majanduskasvu ei ole, siis elame kehvasti ja majanduskasv on positiivne, siis elame hästi. Ja ma võtsin siin ühe segmendi 2019-2020
siis kui juba rasked aastad algasid, see ei ole 2020. aasta lõpuni küll, aga kuidas siis on majandus töötanud nii-öelda nende suurte tegijate juures, me teame, et USA on kõige suurem tegija, eks ju, kui me võtame nii-öelda nominaalset koguprodukti, aga kui me võtame koguprodukti, mis on nagu läbi jagatud ka inflatsiooniga, siis me nägime, et eelmisel aastal või selles 2019-2020 tegelikult oli 2 suurt tegijat, Hiina ja India. Ja USA ei ole üldse esikohal. USA on nii-öelda Brasiiliaga võib-olla samal tasemel. Ja kui me vaatame nüüd seda diagrammi siin, mida on kaugelt keerukas lugeda, aga see on Hiina rahvastik, see on India rahvastik, see on USA rahvastik ja siis on veel väikesed 1–2% maailma populatsioonist väikese riike üks osa. Ja see rahvastik ei ole jaotunud ühtlaselt, mis on tegelikult ka selline küsimus, mis siis põhimõtteliselt ütleb, et kus siis maakera pinda rohkem rikutakse, kus seda saastet nagu rohkem tuleb, jäätmeid rohkem tuleb. Kõik see punane värv on see, kus populatsioon on hästi tihe. Nii et kui keegi vaatab selles uues maailmapildis, siis ta leiab endale sobivad kohad nendes kohtades, kus on praegu veel suhteliselt valge ala. Ja teine väga hea joonis, mida järjest rohkem näidatakse sellises kontekstis, on see joonis on isegi pisut vana. Need mahud on tõusnud, ma ei tea, kui palju siit tahapoole lugeda näeb, ma mõned numbrid ütlen ära, et keskmine Ameerika laps, kes on siis nüüd sündinud võib-olla viimase 10 sees, ta suudab ära kasutada 1,4 miljonit kilogrammi mineraalset ainet, sealhulgas metalle, kütuseid oma elu jooksul. Ja kulda ainult 50 grammi, aga näiteks fosfaatset materjali 7 tonni, rauda 10 tonni, vaske 500 kilo, tsinki 250 kilo ja nõnda edasi. Tsementi näiteks 22 tonni. Nii et see tarbimine selle pilgu läbi, see on ühe inimese tarbimine, aga see üks inimene elab suures süsteemis. Kui me selle inimese võtaks suurest süsteemist välja ja paneks ta näiteks sinna, tal ei ole raha taskut täis, ta läheks sellele alale, mis on nagu enam-vähem valge värviga veel, siis loomulikult sellist tarbimist ei ole. See tarbimine tuleneb sellest, et ta elab selles süsteemis, mille põhieesmärk on tarbimine. Ja tarbimine siis nii-öelda genereeritakse läbi kasumipõhise majanduse. Aga see on see asi, millest ma nagu pikalt tahaks rääkida. Teame, et rohelised tuuled puhuvad, ka Euroopa Liit on oma Green Deali teinud ja vahel on paljudele mulje jäänud, et Euroopa Liit on maailmas ainuke, kes on sellise rohelise kokkuleppe suutnud sõlmida teatud piirkonnas, et majandada paremini, teha vähem jäätmeid, saada kliimaneutraalseks, olgu see aastal siis 2050. Geoloogina mina ei tunne terminit kliimaneutraalsus, minu jaoks pole seda olemas. Seda tüüpi ühiskond, nagu meil praegu on, ei saa kunagi kliimaneutraalseks. Ta võib vähendada emissioone, aga mitte kunagi kliimaneutraalseks. Ja tegelikult 60 riiki on umbes sama poliitika vastu võtnud, nii et see ei ole mingi haruldus, et me räägime Euro Green Dealist, see on ikkagi ülemaailmne liikumine, nii et suurtes plaanides on aru saadud, et kuhugi tuleb liikuda, aga kes on lugenud seda Euroopa Green Deali, siis ta on aru saanud, et kõik see liikumine on selleks, et majandus säiliks ja õitseks. Et majandus õitseb, siis majanduskasv peab olema positiivse poole peal. See on suur vastuolu. Samas see Green Deal ka ütleb, et me tahame 2035 vähendada väetiste kasutamist 20%. Need inimesed, kes teavad põllumuldadest midagi, need hakkavad naerma selle peale.
Ja siis tuli üllatus, väike üllatus, mis on reguleerinud mitte ainult majandust, aga kõige rohkem on võib-olla ta reguleerinud meie kui indiviidi mõtlemist selles kogu selles kompotis. Ja tegi oma asja ära ja teeb edasi. Ja tahame või ei taha, ta on siin ja temaga peab arvestama. Me saame ainult lollemaks minna, mitte väga palju targemaks, eks ju, selle arvestamisega. Ja kui me üldse ei arvesta, siis loomulikult see mõjub letaalselt meile kõigile. Aga ühesõnaga, kui me räägime Green Dealist, me räägime sellest, et energeetika peaks olema teistmoodi üles ehitatud. Transpordisektor, kes on väga suur reostaja, võiks mitte kasutada süsinikul põhinevaid fossiilseid kütuseid. Me räägime akudest, me räägime majade nii-öelda tehnologiseerimisest, me räägime digitaalsest tehnikast, väga palju uusi suundi on ja need uued suunad viivad ainult ühte kohta. Kui me võtame näiteks ainult akude näite, et mingi protsent aastaks 2030 meil tänavatel sõitvatest autodest, ma räägin väikesi autosid, mitte kaubaautosid, ei ole siin isegi arvestatud, need on need meie isiklikud autod, eks ju, kellel on 1, kellel on 2, kellel on veel rohkem, mõnel ei ole ka. Mis see tähendab? See tähendab eeskätt sellist huvitavat materjali kulu, mida me ei ole kunagi ajaloos varem prognoosinud ja me pole isegi mõelnud, et see võimalik on. Mõned nimetan ka ära, need numbrid on erinevad, liitium on selles tabelis ligi 3000%, koobalt on 2000%, haruldased muldmetallid on 600%, grafiit 500%, nikkel 100%, siin on vask 22%, kui lähme Bloombergi andmetele, mis on aasta hilisemalt tehtud, Bloomberg on ka prognoosinud just autosektoris, transpordisektoris ette planeeritud muudatustega materjali kasvu, siis vask on siin selline punakas, siis ühesõnaga, kui me lähme nüüd 21. aastasse ja võrdleme sellega, siis tegelikult isegi vase osas, mis on väga tüüpiline metall, me oleme seda kasutanud, ma ei tea, 2000 aastat, on seal 3, 4 või 5 korda on see kasv vajalik, et rahuldada. Siin ei ole kõik autod, ei ole selleks ajaks 2030 veel akude peale viidud, ainult osa nendest. Need on väga, väga röögatud pildid, eks ju, millega me peame nagu igapäeva elus arvestama ja vaadake nüüd seda tulpa seal viimast, eks ju, 2030, ma panen sinna selle meie praeguse aasta siis kõrvale. Ja vahe on ainult 9 aastat, eks ju. 9 aastat on isegi inimese jaoks suhteliselt lühike praegusel ajal, kus me oleme väga kiires elutsüklis. Ja see kolossaalne materjali kasv on siis viinudki nagu mõtted sinnani, et see tähendab täiesti uut turgu. Kõik need elemendid lähevad robinal väga kalliks. Paljud on juba poes näinud, et toit kallineb, mõnda asja pole enam kuskilt osta, eks ju. Uusi arvuteidki on vahel teatud juhtudel juba raske kätte saada. Modemitega oli raskusi, eks ju, igasuguste nende wifi-bokside ja selliste asjadega. Ja ehitusmateriaalidest räägitakse, et kõik kallineb. Ma teen siin väga väikese mõne elemendi osas ka selle nii-öelda turu tšekkamise ära, eks ju. Kui me siis liitiumi on siin, see liitium oli siis nii-öelda väga nõutud kaup tänu sellele uuele akutehnoloogiale, mis ta uus on, vana tehnoloogia tegelikult, siis siin on nüüd eelmise aasta maist kuni selle aasta maini, siis sinine joon näitab seda hinnahüpet, eks ju, numbrid seal keegi teist ei näe, aga mina ka ei näe. See polegi tähtis, ega joon näitab kuhugi üles. Nii, nõudlus on kasvanud. Ja see hind tegelikult on ju funktsioon millest? Nii-öelda, kuidas turg reageerib, eks ju, milline turu nõudlus ja funktsioon sellest, kui lihtne on seda või raske on seda konkreetset asja kätte saada. Ongi nii. See ei ole lihtne funktsioon, aga ta on väikeste komponentidega funktsioon. 2 korda. 2 korda. Aga ma panen nüüd väheke pikema aja siia ette. Siin on nüüd 2017,
kuni 21, siis te näete, et siin on mingi muhk on üleval. Praegu me oleme siin, aga muhk on olnud palju suurem, see oli see aeg, kui maailm võttis vastu nagu otsuse, mitte ei kirjutanud paberisse seda, aga et me hakkame nüüd akutehnoloogiale üle minema ja viskame nafta ja gaasi kõik minema. Ja see mõjutas turgu päris hästi. Kui vaatan koobaltit, koobalt on ka see akumetall, teda on kasutatud viimased, ma ei tea, 50-60 aastat metallurgias ja veel kus, aga akutehnoloogias on tal väga oluline osa kanda, siis me näeme sama. See hüppe on olnud, nüüd väheke, märtsis oli nagu tipppunkt käes ja siis läks väheke allapoole tagasi. Kui me vaatame pikemat perioodi, aastani 2011, siis me näeme, et koobalti hüpe oli jälle seal, kus siis maailm esimest korda sai aru, et lähme akude peale üle ära. Aitab küll. Ja praegune tipp ei ole ju mitte midagi hullu. Vask. Vask on vask ja vaske läheb ikkagi väga suurtes kogustes, kui me võrdleme näiteks koobaltiga, tonnaažilt ka. Siis vask on hästi üles läinud nüüd aasta jooksul ja kui me vaatame vase kõikumisi nüüd pikemas perspektiivis, siis ühesõnaga, nüüd me leidsime esimese elemendi, mis ilmselt sööstab üles ja ajalooliselt teeb tipud ära. Alumiinium, kogu selle uue tehnoloogiaga kerge auto nii-öelda kiremateriaal, kui me plastikut ei saa enam teha, paneb ülesse. Kui me alumiiniumi võnkumisi vaatame, siis tegelikult praegune hetk ei ole üldse kõige hullem. Alumiinium oli väga kõrgel siis, kui see majandus nii-öelda kokkukukkumine oli, eks ju, 15 aastat tagasi vähem. Ja rauaga sama lugu, praegu tundub, et ta paneb jõhkralt ülesse ja tegelikult raud on ilmselt üks nendest, mille tõus nagu jätkub, ehkki me ei tea, kuhu see raud kõik läheb. Ja lõpetan kullaga, kuld on olnud selline põnev element teada väga pikka aega ja tema väärtus on nagu raskesti mõistetav ja inimesed on kogu aeg hädaldanud, et kulla mull kohe lõhkeb, sest tema hind on nii kõrgele, et pea 2000 USA dollarit tuleb selle untsi eest, eks ju, praegu on mingi 1,88 ja siin jaanuaris, selle aasta jaanuaris oli seal mingi tipp, siis kui väheke pikemat aega vaatame, see aeg läheb tagasi sinna 2000 algusesse, siis tegelikult kullal on ka oma mull olnud 2010, see on lõhkenud ja siis nüüd ajab ülesse ja keegi ei tea täpselt, kuhu see kuld läheb, eks ju, kuld balansseerib põhimõtteliselt midagi selles suures turusituatsioonis. Aga see, millest me pidime lahti saama, on ju süsi. Süsi on üks nendest halbadest asjadest lisaks naftale ja gaasile. Ja söe hind mingil põhjusel on ka otsustanud nagu ikkagi ülespoole minna, kui me vaatame 12 viimase kuu trende ja kui me vaatame väheke rohkem söötrende, siis ilmselt süsi ka üritab ikkagi saavutada nii-öelda seda maailma tippu, mis oli ka kuskil peale seda majanduse kokkukukkumist. Mina ei oska seletada, mis söe nii-öelda seda hinda praegu reguleerib. Aga need asjad on nagu lihtsamad. Selles mõttes, et iga uus tehnoloogia, mida me ka energia tegemiseks planeerime või energia saamiseks planeerime, tegelikult võtab materjali, võtab ressurssi ja siin on üks väga lihtne kokkuvõte, mis näitab, et tuumaenergia kasutab tegelikult kõige vähem seda ressurssi. Siin see ressurss on, numbrid tähendavad materjali kulu tonnides 1 teravatt-tunni tootmiseks. Nii, tuumaenergial on siin väga hea koht, geotermaal on nagu järgmine, et materjali läheb ikkagi suhteliselt vähe, kui me jõuame juba nii-öelda tuuleenergeetikasse, on materjalikulu juba suurem ja kõige suurem on päikesepaneelide puhul see.
see on see, mis on nüüd Eestis mingil põhjusel ülipopulaarseks saanud. Ja seda asja võib kahte pidi võtta, et Hiina kohta on andmed olemas, hiinlased on ise selle kokku pannud, et umbes aastal 2030 nende päikeseenergiajaamadest siis vabaneb umbes 3,5 miljonit tonni, mõned ütlevad kuni 6 miljonit tonni igasuguseid materjale, sest need jaamad on oma elutsükli ära lõpetanud. See on päris suur arv tegelikult. Ja kui me selle transponeerime nüüd Eesti arendustesse, siis see pilt ei ole Hiinast, see on Roelast tehtud pilt. Ja ma ei saa siin väljendamata jätta oma vastuseisu sellele, mis praegu Eestimaal toimub. Ma arvan, et Eestimaa ei ole pikka aega nii rumalate otsuste sees olnud, eks ju, see on minu isiklik arvamus, mitte kellegi teise. Et Eesti põldusid pannakse täis Hiina päikesepaneele ja osa rahvast on sellest väga huvitatud, aga enamasti vist mitte. Ja kui te ka Eestimaalt läbi sõidate, siis see maastik võrreldes näiteks 4 aasta taguse, 3 aasta tagusega on väga suuresti muutunud. Aga ühel hetkel, võib-olla aastal 2035 hakatakse ka seda materjali kokku koguma ja noored inimesed, kui tahavad teha endale äriplaani, siis nad võivad selle äriplaani selle peale üles ehitada, et nemad on siis selle materjali ümbertöötlejad, sest seda materjali on selleks ajaks ka Eestis juba vist päris palju. Selge, et sellises koguses metalle, mida on vaja rohepöördeks, ei ole võimalik kaevandada ega toota keskkonda säästvalt. Ja ma ei usu ka, et selline tehnoloogia arenduse nii-öelda pealesurumine poliitiliste atribuutidega tegelikult nagu maailma edasi viiks või meie neid suuri plaane nii-öelda meile lähemale viiks. Viib selleni, et neid metalle on vaja kätte saada järjest sügavamal. See on aastate arv, eks terve sajandi jagu on siin ajatelge ja siis sügavus, kus siis nii-öelda neid metalle uuritakse. Siis nagu näete, et tänu sellele suuremale nõudlusele minnakse järjest sügavamale ja sügavamale ja selle põhjal ma ise ütleks, et siis võikski ära nagu päris sügavale minna, et inimesed tegelikult elavad väga sellises mõnesaja meetrises nišis. Me oleme väga nagu keskkonnatundlikud, et keegi ei taha elada kõrgemal kui 2 kilomeetrit ja vee all ei taha keegi elada, rääkimata sellest, et maa alla tahaks keegi minna, ja ehkki neid ideid on. Aga samas, oleme ausad, eks ju, kaevandused on juba maa all. See on selline klassikaline kaevandus, siin vasakut kätt ja paremat kätt on, keegi ei näe seda lugeda, aga siin on nagu tuleviku linnade läbilõiked, eks ju, mitmesaja meetri ulatuses, mis lähevad maa alla. Miks ei võiks siis täielikult nii-öelda maa alla minna kogu see kaevandustegevus, ma küsiks. Et viime kõik need asjad, mis nii-öelda keskkonda otseselt mõjutavad ja meie visuaali mõjutavad ja maastikku mõjutavad, viime need asjad kõik maa alla. Ma viskan selle asja üles, ma ei vasta sellele küsimusele. Näitan ainult ühte asja. Siin on üks nii-öelda maa-alune linn juba, mis tegelikult maal ei ole, aga siin on nüüd üks kaevandus, mis on siin meile võib-olla kõige lähemal, suur karjäär, paarsada meetrit on siin sügav. See on meri, see on Pargases, Turku linnast siis edelas. Ja seal see nii-öelda kaevandamine toimub seal augus ja selle materjali töötus toimub vot selle mäe sees siin kohas. Ja siis sealt läheb kanaliga ülesse ja siit siis viiakse see materjal ära, see on nii-öelda tolokivi, mis magneesium siis põhimõtteliselt, mis sealt siis ära sõidab. Et võiks ju suuresti minna kõigega maa alla, miks mitte. Aga muidugi maailma turg on pannud jälle palju asju paika ja võib-olla Euroopa Liit on üks ainukesi maailma ühendusi, kellel on kõige väiksem ressursikindlus praegusel hetkel, et kõik need rohelised maad on siin kaardil, maailmakaardil näidatud, kus siis Euroopa Liit oma majanduse üleval hoidmiseks tarnib endale teatud ressursse, elemente. Nii. See on päris hull, ma ei hakka siin numbreid nimetama, aga siin on
Hiina taga on ikkagi ääretult pikad nimekirjad ja kui kogu maailma vaatame, siis Hiina kontrollib sellest oluliste tehnoloogiliste elementide turust 45–50%, teatud elementidel 90%. Ja kõik teised maad on sellised, ma ütleks, marginaalsed selles osas. Ja siit siis tekibki küsimus, et kus me neid elemente siis tegelikult võtame, mida hirmsasti vaja on, et maa alla ka väga sügavale ei taha minna, ebamugav, aga lähme siis ookeanide alla ja kosmosesse või on siis veel mingeid võimalusi. See esimene võimalus mulle meeldib, et Eesti mõtles ka veel 10 aastat tagasi väga sedamoodi, et kui me ei tee midagi, siis nagunii see tuleb ja laulame ja kõik need asjad tulevad. Meil on ookeanipõhi, kus toimetatakse, meil on kosmos, ütleme kosmiline lähiruum, ikkagi asteroidid põhiliselt, kus ka naljakas küll toimetatakse. Ja siis väga suured tendentsid on, mis lükkavad selles suunas, et alustame jälle sellist väikeseskaalalist kaevandamistegevust. Ehk see, mis oli võib-olla 100 aastat väga aktiivne ja on praegustes kohtades veel aktiivne Aasia maades, Lõuna-Ameerikas, eks ju, Kesk-Aasias, et ongi pere lihtsalt üks pere loputab näiteks kulda välja ja siis terve küla saab sellest endale nii-öelda leiva lauale. Tõsised jutud käivad selle üle ka, aga mis on siis mere all ja ookeani all, ega me väga palju ei tea, eks ju, aga midagi toimub siin, saate registreerida ennast sellele Deep Sea Mining Summitile sellel aastal, mis toimub seal augustikuus, nii et kes ei ole veel teinud, siis saate teada. Ja loomulikult geoloogid teavad väga hästi, et mere all toimub, sellised mustad tossutajad on need, kus siis sulfiidseid maake tuleb tohutult, kasvab juurde iga päev 10 000 tonnides. Venemaa on juba ära öelnud, et tema kedagi Arktikasse ei lase, vähemasti Arktika on ära võetud juba selles mõttes, 20 aastat on need diskussioonid käinud. Aga tegelikult see on nüüd avalik informatsioon, kõik need punktid, eri värvilka punktid tähendavad eri maake, aga need on juba teada, mis on siis ookeani põhjas olemas. Ja vaadake siin üleval meie tuttavas Läänemeres on ka nagu midagi olemas, eks ju, näitan seda Läänemere ühte põhjamaaki, mida siis nimetatakse polümetaalseks konkretsiooniks. See konkreetne analüüs on tehtud kuskil siin, aga näed, meil siin Eesti ranniku lähedal on need asjad ka kõik olemas. Mangaani on seal tohutult ja siis ka teisi elemente sellises tagasihoidlikus vääringus ja näiteks Venemaa 10 aastat räägis siit samast merepõhjast seda mangaani ülesse oma sõjatööstuse jaoks, siis lõpetas ära mõned aastad tagasi, sest see tootmine või puhastamine oli nagu keeruline, aga reaalsed operatsioonid käivad. Siin on kunstniku nägemus, et üks küsib, et milleks need mineraalid siis on ja siis vastus on, et praegu kaevatakse neid mineraale, et tuleviku majandus põhjustaks väga vähe halba eluskeskkonnale, nii et mulle see asi nagu meeldib, meres on väga suured probleemid just sellega, et puudub nagu väga konkreetne seadusandlus, kuidas sinna minna, aga tegevused seal käivad ja siin on üks uusi laevasid, De Beersi teemandikompanii oma, kuhu ka Eesti üks ettevõte siis Balti laevaremondi tehaseks ehitas ühe seadme, mis selle laeva nagu sinna lõppu käib. See on üks selline kraanatorn, hästi suur, 200 tonni kaalub, mis siis põhimõtteliselt laseb sinna alla ühe agregaadi, mis kaalub veel rohkem ja mis imeb siis merepõhjasetetest seda settekompleksi ülesse, millest siis eraldatakse teemandit ja teemante, ma arvan, et De Beers toodab veel Namiibia ranniku lähedal aastakümneid, sest see on üks väga odav tootmisviis. Nad just ehitasid uue laeva valmis sinna. Aga kosmos, need on ulmepildid, aga mitte ka nii väga ulmepildid, sest viimasel 10 on agregaate sõitnud asteroide kaardistama ka füüsiliselt.
ja on ka minemas asteroidide kaardistamist tegema ka füüsiliselt. Ja kui ma võtsin seal kuskil eelmise aasta lõpus, vaatasin, et mida öeldakse siis kosmose nii-öelda kaevandamise peale, siis ajaliselt väga lähedal, detsember 2020 ja november 2020, siis internetist saad teada, et see on täielik nonsense. Ja siis täpselt teine ettevõte ütleb, et see on fantastiline tulevik ja sinna on raha maetud, eks ju, miljardites dollarites praegu. Ja maetakse edasi, sest kes valitseb kosmost, valitseb ka ühel hetkel maad ja siin saab ainult Hiinat kiita selle eest, et nemad suutsid oma esimese agregaadi viia Marsile ja see tõesti maandus. Kõik ülejäänud riigid, kes on seda varem teinud, on ikkagi väga suurte kaotustega seda teinud. Nii et see kosmosele jooks on praegu kõige maksimaalsem, mis üldse olla saab. Ja see kolmas võimalus, mis mõned inimesed arvavad, et see on päris hea, aga see ilmselt Eestisse, ma loodan, et väga ei jõua. Et võib-olla, kui me läheme ühest formatsioonist, mis on tuttav pilt, eks ju, paljudele keskkond, sotsiaalne keskkond ja majandus, läheme sellesse uude formatsiooni, mis on siis kohanemine pöördumatute muutustega, mis on juba pöördumatud, see tähendaks, et meil peaks nagu ökoloogiline majandus tulema ja ainult vajalik tarbimine, siis me läheme sellest rahahunnikust võib-olla sellesse rahahunikusse, ehk ühe sõnaga see võimalik üleminek saab toimuda siis, kui me kaotame ära selle majandusmehhanismi ühe väga olulise kriteeriumi, mis on kasu. Aga pisut Eesti asja ka, et see nii-öelda, ma kujutan ette, et diskussioon läheb suuresti ka selle peale, et ma lihtsalt soojendan selle üles, et Eestis me räägime viimased 100 aastat põlevkivist ja enam ei räägi järsku positiivses võtmes, oleme rääkinud fosforiidist, keegi pole Eestis väga palju akumetallidest rääkinud ja meie ressursid ikkagi tüüpiliselt nagu tahavad jääda selle juurde, et me kaevandame liiva ja kruusa, lubjakivi, kaevandame dolomiiti ja täpselt see väljavõte ka näitab, et kus on Eestis siis kõige suurem nagu ressursikasutus kohalike oma ressursside osas. See küll aasta 2016, siis oli põlevkivi veel esirinnas, aga ega meil väga palju seda asja ei ole. Mis on tulevik? Minu pilgu läbi on tulevik ikkagi fosforiidis, on mustas kildas ja ka võib-olla aluskorras, selles kristallses aluskorras olevates metallides, mida me teame. Must kilt, kes näinud ei ole, võib Pakri neemele minna ja see must on tõesti seal tuleb välja ja saab käega katsuda. Eelmisel ja üle-eelmisel, ütleme siis üle-eelmisel aastal oli üle pika aja Eestis ka selline tähelepanuväärne tegevus algas, et puuriti 700-meetrine uuringupuurauk või isegi 2 peale umbes 40 aastast pausi, nii et me läksime oma arvatava rauamaardla juurde uuesti tagasi, mille suurust me ei tea, et kas see on 200 miljonit tonni kuni 1,5 miljardit tonni, need vanad arvutused selle kohta. Et sellest võib mõelda. Fosforiit on teada, fosforiidi tarbimine või esimesed kaevandamised on ka enam-vähem 100 aastat tagasi ja rohkemgi nagu põlevkivil umbes. Eestil on Euroopa Liidu suurimad fosforivarud. Ja need fosforivarud, kuidas neid suurust hinnata, ma panin siis selle Arenguseire Keskuse veebiseminaris Eesti Geoloogiateenistuse presentatsiooni. Ma arvan, et see, kuna ta oli seal avalik, siis võis seda võtta, eks ju, Sirli ütleb, kui ei olnud võimalik, siis mulle siin meeldis, et Geoloogiateenistus on selle teemaga väga hästi hakanud tegelema. Ja siin on nagu esimene kord öeldud umbes 200 miljardit eurot. Tähendab, see ei ole sõnaviga, 200 miljardit, mitte 200 miljonit eurot, eks on see väärtus, kui me räägime väetisest. Aga mina hindan, et haruldaste muldmetallide väärtus annab teise 200 miljardit eurot, eks sellele asjale juurde. Too ainult siis maalt välja või siis ära too see raha maalt välja. Miks fosfor on nagu oluline? Väga lihtne graafik. See graafik võtab siis praegust tarneriski ja tarneriski, arvatavat tarneriski aastal 2030.
arvesse ja kõik, mis sellest punasest joonest on üleval pool, siis on tol ajal väga suure tarneriskiga, selle graafiku taga on see Maailmapank ja keegi veel, eks ju, OSCD ja need teevad ka selliseid asju. Ja fosfor on, näed, seal praegu absoluutses tipus, mis siis, et Euroopa Green Deal ütleb, et me peame väetisi vähendama 20%. Ja väetise majandus mulle õudselt meeldib, ma toon sellise väga primitiivse näite. 2 aastat, 2019-2018, Eesti ostis sisse väetisi umbes 160–180 miljoni euro eest, 160–180 miljonit eurot, eks ju, läks siis nii-öelda impordi peale, ainult väetistele ja ma ei tea, kas keegi teab, kas see raha on suur või on väike? Ei tea. Ma ka ei teadnud, siis ma mõtlesin, et ma leian mingi vaste. Ja võrdluseks on siin teadus, haridus ja innovatsioon umbes samas suurusjärgus nendel aastatel. Kui me väetisi ise toodaks, siis me saaksime 2-kordistada teaduse ja innovatsiooni ja hariduse nii-öelda budžetti. Nii lihtne see ongi, pluss me saame veel lisaväärtust sinna teenida selle juures. See on ka nüüd geoloogiateenistuse praegune plaan siis fosforiidiga, mis on ääretult meeldiv, eks ma ei hakka siia sügavuti sisse minema. Kui mina ise oleks seda teinud, siis ma oleks ta veel kompaktsema teinud, et 2030 me peaks juba tegutsema selle asjaga, et siis on Eestil nagu see nii-öelda kriis käes. Aga kriis on kriis, eks ju. Me saame hinnata, kus me praegu oleme, eks ju. See on nüüd täiesti minu looming ja see on selline sotsiaalne looming. Siin ei ole majandusarvutust taga, et ühel teljel on siis tööstusele olulisus, üks on siis väga oluline ja 0 ei ole üldse ja teisel teljel on ühiskondlik luba ja poliitiline risk. Et kas ühiskond on siis valmis, siis praegu on põlevkivi seal tipus. Ta on nagu ikkagi tööstusele tähtis jätkuvalt. Aga tal on nüüd kõige kõrgem selline poliitiline risk. Kui me nüüd väike edasi lähme siit ja vaatame neid tuleviku võimalusi, siis see on jälle nii-öelda minu leiutis, ärge seda tõena võtke, aga praegu ikkagi fosfaatne toore ehk fosforiit on nii-öelda väga kõrge majandustuluga, samas ka väga kõrge poliitilise riskiga. Ja kõige võib-olla lihtsam oleks kasutusele võtta mõnda muud asja, et aluskorras võiks nagu kaevandada, inimestel ei ole sooja ega külma sellest, kui sa lähed sinna 300, 400, 500 meetri sügavusele ära alla ja toimetad seal vaikselt, nii et see on ka täiesti arusaadav. Nii et ühesõnaga, seda teed me ei lähe, ma arvan, et seda ei ole vaja minna, sest kõik need graafikud näitavad, et siis me sureme esimesena välja. Mida Eesti saaks ära anda ka Euroopale, kus Euroopas on kõige suurem põud praegu, need on ära näidatud siin punaste täppidega, et fosforiidile lisaks on nioobium, magneesium, eks ju, ja haruldased muldmetallid seal, aga ka vanaadium, mis tuleb mustast kildast, fosfaatne toore ja tantaal, mis seal on siis, ma ei teagi, mis see üks täpp on siis... Kalliumit meil ka ei ole, see täpp on näed juba tehtud lihtsalt sinna, et üle vindi keerata ilmselt. Nii, aga ühesõnaga, kui see asi peaks nüüd arengusse minema ja me hakkame midagi kasutusele võtma, millega me saame kaubelda, me ei hakka kasutusele võtma sellepärast, et Euroopa nõuab või siis Ameerika president tuleb ja ütleb või siis tol ajal võib-olla Hiina president tuleb ja ütleb, siis ka kui fosforiidi peale mõelda, siis me mõtleme neid kaevandajaid. See on täiesti olemas praegu maailmas. Tuleb ainult väheke ümber modida neid asju. Ja see majandusmehhanism, seal ei ole seda mehhanismi, mis Eesti inimesele praegu nagu peale läheks. Et see kasu peaks olema nagu ikkagi selle regiooni põhine. Et see riik, need elanikud peaks sellest kasu saama. Nii et nende lisaks tehnoloogilisele arendamisele me peame kindlasti arendama seda majandusmudelit, kompensatsioonimeetodite, sellist mudelit sinna taha, et neid asju teha. Ja nagu ma ütlesin, ma lõpetan selle täiesti sarnaselt algusega
See on nüüd Soome geoloogiateenistuse poolt välja antud üks raport märtsikuus. See raporti pealkiri oli mineraalide kaevandamine ja kasvupiirid. Kui me oleme kasvupiiridest ja nendest kaugetest maailmavisioonidest harjunud kuulma igasuguste ühenduste, rahvaühenduste, selliste ühenduste puhul, kes ei ole sõltuvuses riigi finantseerimisest ega nad ei pea äriplaani ette näitama, siis see on nüüd maailmas enam-vähem esmakordne, kui geoloogiateenistus, eks ju, Simon Michaud on see inimene, kes seal on nii-öelda abiprofessori uurija positsioonis, on kirjutanud välja, et ta leidis praegusest süsteemist täpselt need asjad, mida on kirjeldanud see raamat, eks ju, 72. aastat Meadows ja tema sõbrad, 17 sõpra, kes seal kõik autoriks olid ja selle mudeli arendajad olid. Et ta ütleb, et lineaarne majandussüsteem ei ole enam võimeline sellest situatsioonist välja viima, kus me praegu oleme. Ja soomlased ja ka skandinaavlased räägivad väga palju nii-öelda mineraalide ökosüsteemist ja nad näevad ka seda, et see ökosüsteem on nüüd sellises muutumise piiris, absoluutses muutumise piiris, et see, mis me tegime üleeile, see ei ole enam aktsepteeritav. Nii et see aruanne on kõigile kättesaadav, ma soovitan seda aruannet lugeda ja ma panen ette oma viimase slaidi, et akadeemiline ettekande aeg hakkab ka lõppema. Nüüd viskan need küsimused uuesti üles, millele ei ole vastuseid või on siis sellised, ütleme, isiklikud vastused. Et mina näen seda mustrit praegu nüüd sellisena maailma arengumustrit, et COVID lihtsalt kiirendas ühte protsessi, mis tegelikult startis võib-olla 10 aastat tagasi ja ta viis ära üle selle piiri, kus nagu sellist tagasiteed ei ole, eks ju. Et kus keegi viskab sind jõkke, vool kannab sind allapoole ja kui sa käsi jalgu ei liiguta, siis sa enam üles tagasi ei saa. Aga uued arengusuunad on vastuolulised, sellega on kõik nõus. Ma usun, et süsinikku eiravale transpordile ja energiatootmisele üleminek on küll aeglane, aga võimalik, aga praegune rohepoliitika ei tööta ega ei toeta seda üleminekut, mis meile praegu räägitakse iga päev. Ja praeguse tehnoloogia alusel akude baasil töötavale transpordile üle minna pole võimalik, ei ole lihtsalt metalle sellises koguses, ehk kui keegi tahab seda ülesannet täita, siis ta peab välja lauale tooma tehnoloogia, mis on ääretult erinev sellest, mida me praegu teame. Sinna juurde tuleb kindlasti panna kosmosetehnoloogia ja militaartehnoloogia, mille materjali kulu me ei tea ja materjali spektrit ka ei tea, aga need on 2 ääretult kiiresti arenevat valdkonda praegu ja selle kohta on väga vähe teada. Et ühesõnaga, et tarbimist piirata on vajalik totaalne muutus praeguses sotsiaalmajanduslikus kasumile üles ehitatud ühiskonnamudelis, eks ju, hakkan juba ennast kordama. Aga nüüd Eesti osas ma olen ääretult positiivne, et meil on tegelikult maapõues ressursse, mis annab meile nagu ellujäämise võimaluse selles ülemineku ajal, eks ju. See, kus me siis lähmegi sellele nagu rohelisemale majandustegevusele ja mõtteviisile, ma rõhutaks mõtteviisile üle. Ja ma näen neid ressursse just selles aspektis, et see on nüüd see asi, mida me saame vahetada teiste riikidega, et saada endale neid asju, mida me ise ei saaks kätte, ei saaks toota, ei oskaks toota või mingil muul põhjusel. Nii et see vahetuskaup on meil täiesti olemas. Ja ma arvan, et siin ei olegi muud, kui leiame ise endale igaüks oma koduse stsenaariumi, millega me siis edasi hakkame tegelema ja oma lastele õpetama ja ma tänan väga publikut, kes pidas mehiselt vastu
selle mõttearenduse, mis oli võib-olla isegi liiga pikk väga lihtsa teema kohta.